Ameerika Ühendriikide võimas merevägi peatas just Iraani 3. naftatankeri, mis oli islami revolutsioonilise kaardiväe kontrolli all. Võimsa kinnipidamise käigus, mis meenutas stseeni filmist, on erinevus selles, et see toimub päriselus ja just nüüd, sellel neljapäeval, 23. aprillil 2023. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärselt Milson Alvese uudistes. Surve Pärsia lahes tõusis taas. Ja kõige tähelepanuväärsem fakt on praegu selge. Ameerika Ühendriigid on hakanud Iraani naftatankereid Aasia vetes kinni pidama, suurendades survet Teherani režiimile ja näidates, et konflikt on jõudnud uuele tasemele. Sel neljapäeval 23. aprillil 2026 käsitlevad uudised just seda hetke. See samm on selge hüpe sõjalise ja majandusliku surve osas, sest Naftarada on muutunud kriisi keskpunktiks ja rahaline lämbumine käib nüüd käsikäes survega merel. Nüüdseks oli sihtmärgiks naftatanker Majestic X, mida Ameerika võimud nimetasid Iraani nafta vedamisega seotud laevaks. Levinud uudistes käsitletakse seda juba kui 3. suurt mereväelist hoopi selles järjestuses. Just siis, kui relvarahu kaotas poliitilise kaalu, jäid läbirääkimised toppama ning see, mis näis olevat leppimise tee, muutus järjekordseks pingekoldaks. Juhtunu oli otsene ja tõsine. Ameerika Ühendriikide väed viisid läbi merelise kinnipidamise ja läksid laeva pardale India ookeani vetes kaugel Hormuzi väina kõige pingelisemast punktist. See on oluline, sest see näitab mustri muutust. Selle asemel, et oodata kriisi puhkemist ainult maailma kõige ohtlikumas kitsaskohas, hakkas Washington sihtima Iraani naftaga seotud laevu ka avatumatel marsruutidel, püüdes vähendada miinide, kiirete rünnakute ja täieliku kaose riski väinas. Reuters teatas, et see loogika oli juba viimastes tõkestamistes ilmnenud, kus Iraani laevad suunati ümber või neid jälgiti India, Malaisia ja Sri Lanka lähedal. Kõige olulisem punkt siin on just operatsiooni kaadrites. Kaitseministeerium avaldas video, mis näitab Ameerika Ühendriikide sõdureid juba Majestic X-i tekil. See ei ole abstraktne propagandastseen. See on konkreetne dokumentatsioon laevale mineku, kontrolli ja laeva ülevõtmise tegevusest. Just siin saab sündmus visuaalse kaalu. Video ei näita ainult teadet, see näitab füüsilist kohalolekut. See näitab, et piiramisrõngas on liikunud sõnadest tegudeni. Publiku jaoks teeb see lihtsalt selgeks, mis on kaalul. Laev tabati, peatati ja selle suhtes viidi merel läbi tegelik operatsioon. Ameerika võimude avaldatud sõnastuse kohaselt oli operatsiooniks mereline tõkestamine, mille käigus oli õigus külastada ja pardale minna sanktsioneeritud ning kehtiva rahvuseta kirjeldatud alusele. Lihtsas keeles tähendab see, et Ameerika Ühendriigid väidavad endal olevat aluse laev peatada, sellele pardale minna ja selle tegevust kontrollida, kuna peavad seda osaks võrgustikust, mis toetab sanktsioonide all olevat Iraani naftavoolu. Ameerika valitsus teatas samuti, et jätkab sellist ülemaailmset kontrolli, et katkestada ebaseaduslikke marsruute ja võtta manööverdamisvabadus laevadelt, mis Washingtoni hinnangul pakuvad Iraanile materiaalset toetust. See 3. samm ei tekkinud tühja koha pealt. Pühapäeval, 19. aprillil olid Ameerika Ühendriigid juba hõivanud kaubalaeva Tosca Hormuzi piirkonna lähedal, mis oli esimene tõkestamine pärast mereblokaadi algust Iraani sadamate vastu. Pärast seda Reuters avaldas, et vähemalt veel 3 Iraani naftatankerit suunati ümber või peeti kinni Aasia vetes. Majestic X sobitubki just sellesse kasvava survepilti. Seetõttu ei tohiks neljapäevast tegevust käsitleda üksiku juhtumina, vaid osana laiemast kampaaniast, mille eesmärk on piirata Iraani naftaga seotud meretransporti. Ja siin tuleb mängu üks plahvatuslik detail. Hiina jaoks on selle mõju laastav, sest see mõjutab just üht Hiina rafineerimistehaste jaoks kõige odavamat ja kasulikumat naftaallikat. 2025 aastal ostsid Hiina ostjad üle 80% Iraani eksporditud naftast, keskmiselt 1,38 miljonit barrelit päevas.
see maht moodustas umbes 13,4% Hiina meritsi imporditud naftast. Kui see katkeb arestide, sanktsioonide ja blokaadide tõttu, on Peking sunnitud otsima kallimaid ja sageli kergemaid barreleid teistelt marsruutidelt. See surub kasumimarginaale, vähendab diislikütuse ja lennukikütuse tootmist ning avaldab survet kogu tööstusmehhanismile. Reuters teatas sel nädalal, et kriis on juba viinud Aasia impordi 10 aasta madalaimale tasemele ja sundinud Hiina rafineerimistehaseid olulisi kärpeid tegema. Samal ajal teatas Hiina valitsus ise uutest meetmetest ostude mitmekesistamiseks ja varude tugevdamiseks, mis on selge märk sellest, et šokk on reaalne ja mõjutab energiaturvalisuse tuuma. Selle loo keskmes on väga selge rühm. Ühel pool on Ameerika Ühendriikide merevägi ja sõjalised struktuurid. Teisel pool Iraani nafta hoidmiseks kasutatav meresüsteem. Selle kõige keskel on Donald Trump, Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus, kaitseministeerium, Iraani revolutsiooniline kaardivägi ja suured kaubateed, mis läbivad seda piirkonda. See ei ole enam ainult sõnaline ähvardus. Reuters teatas, et 29 laeval on juba kästud selle blokaadioperatsiooni käigus ümber pöörata või sadamasse naasta. See näitab piiramisrõnga ulatust ja aitab mõista, miks Majestic X-i kinnivõtmist käsitletakse kui ränka hoiatust, mitte lihtsalt tavalise arestina. Taust on veelgi plahvatusohtlikum, sest päev enne seda kinnivõtmist ründas Iraani revolutsiooniline kaardivägi 3 kaubalaeva Hormuzi väinas ja võttis neist 2 enda valdusesse. Ameerika vastus tuli kohe pärast seda, süvendades spiraali, mis oli juba kõik diplomaatilised taastamiskatsed löönud kõikuma. AP teatas, et Majestic X arestimine toimus segaduse keskel seoses sõja lõppemisega, läbirääkimiste nõrgenemise ja Trumpi retoorika karmistumisega. See tähendab, et kriisi leevendamist lubanud kokkulepe ei pidanud vastu. See kaotas jõu hetkel, mil meri muutus taas otsese vastasseisu väljaks. Selle 3. laeva operatsioonis on ka üks oluline strateegiline detail. Kui nad jõuavad Majestic X-ni India ookeanis, näitavad Ühendriigid, et nad ei sõltu ainult Hormuzis avaldatavast survest selle voolu lämmatamiseks. Nad võivad tegutseda varem laiemates piirkondades, survestades Iraani naftalogistikaahelat kaugemal kõige tihedamast punktist. Reuters tõi esile, et üks selle ümberpaigutamise põhjusi on vältida triivivate miinide ja teiste ohtude riski kitsamates vetes. Tegelikult püüab Washington muuta iga Teheraniga seotud naftatankeri püsivaks probleemiks, mitte juhuslikuks erandiks. Lõppkokkuvõttes on peamine tähelepanu siin, Ühendriigid ei teatanud mitte ainult järjekordsest kinnipidamisest, vaid näitasid ka operatsiooni. Ja see muudab uudiste tonaalsust. Avalikkus ei näe ainult ametlikku avaldust, ta näeb blokaadi tegelikkust. Ta näeb, kuidas laev kinni peetakse. Ta näeb, et piiramine laienes pärast poliitilise kokkuleppe lagunemist. Ja põhjus on selge. Washington tahab tulusid kärpida, liikumist piirata. Ja näidata, et pärast kokkuleppe kokkuvarisemist kontrollib survet nüüd Ameerika merevägi. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milton Alves Newsi kogukonnaga.